Kui minu elu kohta pole mingeid küsimusi, siis vuristasin, kaua ma siin vuristasin. Peaaegu tund aega vuristasin teile oma lugu. Et kui selle teemaseid küsimusi teil ei ole, siis läheks teie küsimuste juurde, mis inimesed on mulle kirjutanud, nad on mul välja kirjutatud ja siis ma saan neile hakata vastama. See asi ikka ei taha üldse otsa lõppeda. Just siis, kui ma teen laivi ühe korra aastast, no tere. Nii, need ei olnud esimesed küsimused, kus olid mul esimesed. Või ei olnud see? Ka need või? Mida soovitad, kui inimene on tupikus oma kehakaaluga ja ei ole ühenduses oma kehaga? Muidugi ma soovitan tulla teraapiasse, tulge minu juurde teraapiasse, vaatame, mis on seal kehakaalu taga, kas on liigsöömine või midagi on suguvõsas või midagi on eelmistes eludes, mis siis teie alateadvuses toimub, et te ehitate omale selle kaalu ümber. Sellel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, nii et oletama ma ei hakka siin. See jutt on nii huvitav, et ei taha küsimustega vahele segadagi. No mul oleks põnev lugeda teie küsimusi, siis ma tunnen, et ma ei räägi seinaga. Ekraaniga. Sellepärast mulle nagu laive väga ei meeldigi teha, sellepärast, et mul on selline tunne, et ma räägin iseendaga. Kas unenäod on teine reaalsus, kus kohtume inimestega? Mul on vahest selline tunne. See on unenäod on teine ruum, kus me võime liikuda ajas näiteks edasi või tagasi, kus me võime kogeda paralleelreaalsusi. Näiteks inimesed on viimastel aastatel kogenud unenägudes selliseid apokalüptilisi stsenaariume, mida praegu, mis toimuvad paralleelreaalsustes. Ehk siis meil on paralleelreaalsused, kus praegu on avaldunud apokalüptilised sündmused, ehk siis maailma lõpud, mis on juba nagu ära toimunud ja antud hetkel neid tõmmatakse kokku. Ja inimesed selles reaalsuse harus kogevad neid paralleelreaalsusi läbi unenägude. Ja unenäod on muidugi päeva jooksul kogunenud info haldamine ja korrastamine aitab stabiliseerida päeva jooksul kogetud kogemust ja kõike nii-öeldes riiulitele panna ja unenäo ajal toimub nagu tervendus. Et meie psüühika tervendab meie traumasid. Traumasid ja stabiliseerub. Ehk siis võivad avalduda lihtsalt alateadlikud mingisugused mõtted, mustrid, hirmud, whatever infot on vaja läbi seedida, integreerida süsteemi
siis meie psüühika teeb seda unes ja teine on see, et me tõesti võime käia ajas ringi, kogeda paralleelreaalsusi või hoopiski näiteks astraalkehaga rännata kuskil teistes ruumides, teistel planeetidel, astraalis. Kui teil on unenägude kohta mingi küsimus veel, võite praegu kirjutada. Kui ei ole, siis ma natuke ootan ja lähen edasi. Unenäod on muidu väga huvitav teema, et seal on, ma ei ole ise unesnägija, et on olemas 2 tüüpi, neid tüüpe on meil miljon, aga ühesõnaga on reaalsuse nägijad, ütleme siis selgeltnägijad ja siis unesnägijad. Selgeltnägijad selles mõttes, et nad tunnetavad selgelt seda reaalsust, kus me oleme ärkvel ja paremini tulevad siin nagu sellega näevad ja tunnevad siis niimoodi siin. Aga unesnägijad, nad näevad unes siis kas asju ette või näevad unes siis neid asju. Ja unenägudes meil on erinevad tasandid ka. Võib-olla kunagi, mul on seal kirjas kõik need 7 tasandid, kus me, need on siis need lucid dreams, mis on, kuidas see eesti keeles on, осознанные сновидения, teadlik uni, teadlikud unenäod, lucid dreams ja kus sa saad aru, esimene tase on, kus sa saad aru, et sa nagu magad ja sa võid hakata seda unenägu looma nii, kuidas sa ise seal tahad ja unes sa saad minna magama ja ärkad siis läbi selle teises reaalsuses, teises tasandis ja 3. tase on siis, kui sa tuled oma astraalkehaga kehast välja ja näed ennast kõrvalt ja saad liikuda ja nii edasi. Kas inimese saatus on juba sünnihetkest ette määratud? Siin midagi oli saatuse kohta. Saatus on lihtsalt kehastuse plaan, ette määratud kehastuse plaan, mis ei tähenda seda, et see saab täidetud. Ehk siis oma elu sa käid ise, aga see on parim võimalik variant. Sinu elu lõpptulemus on siis see ette määratud plaan. See on lihtsalt plaan. Kui sa ärkad hommikul, sa teed päevaplaane. Sa umbes tead, mida sa teed, aga see, kas see päev läheb mööda seda plaani, ei juhtu alati nii, sellepärast, et elul on omad korrektuurid. Nii on ka saatusega. Ma ei tea, kas see oli piisavalt selgelt seletatud, et see on parim võimalik versioon sinu jaoks, mis on ette planeeritud, mitte ette määratud. Aga kas sina julged seda plaani mööda astuda või sa jääd oma hirmudesse kinni, kuni sa kardad avaldada oma täispotentsiaali ja elada täiselu? See on juba sinu teha. Nii. Ma näen ärkvel oleku ja uinumise vahelisel ajal juba und. Olen veel täiesti teadvel, vahest ei uinugi, aga vahest jään magama, aga need unenäod ei ole tähenduslikud. Ja meil on ju erinevad unefaasid, on bõstre faasasna ehk siis kiire unefaas, sügav unefaas, need on keskmine, sellest on terve teadus. Nägin unes, et raha põles, mündid. Umbes aasta on seda juhtunud. Mida seda? Selged unenäod. Must vari tahtis mind jalgu pidi kuskile musta auku tõmmata.
aga keegi hoidis mind kätest kinni ja ei lasknud. See on siis unenäos või kus? Või mul keegi küsis uneparalüüsi kohta ka. Okei, vaatame, mis meil siin edasi on. Mis on alistumine? Mis on alistumine? Alistumine on alistumine, kus sa tunnistad, et Jumala kõrgem plaan on targem kui sina. Kus sa tunnistad, et sa ei ole Jumal ja lubad vooluga kaasa minna. Aga mitte niimoodi, et sa jääd oma nagu, kuidas öelda, see ei ole ohvris olemine. Alistumine ei ole ohvrimeelsus, ohvris või lapspositsioonis olemine. Alistumine on pigem nagu Jumala plaanile alistumine või et ma lähen nii-öeldes mööda seda kõrgema potentsiaali rada siis, mis ei ole ka nagu väga lihtne. Lähen oma kõhutunde järgi, lähen oma intuitsiooni järgi, lähen siis selle järgi, mida mulle kõrgemad jõud alla juhatavad ja usaldan seda oma kõhutunnet ja nii-öeldes alistun sellesse. Mitte loogikasse, vaid ma nagu alistun oma kõhutundesse, alistun usaldusse, sellesse kõrgemasse intuitsiooni, kõrgemasse juhatusse, et see, mis tahab minuni tulla, on parim. Ja mis ka ei juhtuks, tegelikult kõik, mis meiega toimub, on alati parim. Aga meie sisemisele inimesele on sellest hästi keeruline aru saada. Sest mõnikord kogemused on nii kohutavad, et neid on raske vastu võtta kingitustena. Väga vanade ja haigete vanemate lapsed. Miks selline valik lapsel tundub keerulisem positsioon kui teil? No, ju siis on vaja. Lapse hing valis sellise elu. Siis tal on vaja selliseid kogemusi saada. Mina olen ka... Minu ema oli 42, kui ta sünnitas mind, et see on ka üsna vana juba sellise ea kohta. Miks me siin oleme, mis asju ajame? Ma saan seda sulle rääkida 3 tundi, miks me siin oleme, mis asju me siin ajame. See on nagu, mis me siin oleme? Miks me siin oleme? Miks me siin oleme? Ma olen endale seda küsimust aastaid esitanud ja leidnud erinevaid vastuseid erinevatelt tasanditelt. Kõigepealt on hingetasandil. Me hingedena täidame siin ülesandeid, kogeme kogemust, kehastume ümber, et kogeda kogemusi erinevate siis tsüklite vältel, erinevates kehastustes, erinevatel planeetidel on olemas tähehinged, starseeds, täheseemned ja on olemas planetaarsed, maised hinged, kes ei ole käinud väljaspool seda süsteemi. Tähehinged tulevad siia planeedile tavaliselt 2 eesmärgiga, humanitaar või
humanitaar või ütleme siis humanitaar, vabatahtlikena, humanitaarmissiooniga, mõnikord ka militaarmissiooniga. Et mina olen täitnud palju militaarmissioone. Praegu ma täidan humanitaarmissiooni, vabatahtlik. Ja muidugi see on suurim transformatsiooni trenažöör, üks suurimatest sellistest arenguplaneetidest universumis, kus selle taolist kogemust nagu ei ole mitte kuskil ja siis kõik hinged järjest seisavad, et palun laske meid siia. Ja siis, kui me tuleme siia ja näeme seda kõike ja kogeme, siis mõtleme, kuhu sa mind saatsid? Kuhu ma tulin? Mis asi see on? Et maine hing kehastub ümber ainult sellel planeedil. Kui inimene kogeb südame rütmi häireid, siis mida need on tulnud inimesele õpetama? See ei ole ma ei saa sulle vastata üheselt, et südame rütmi häire tähendab seda, et la. Siin võib olla nii palju vastuseid sulle. Ja tuleb individuaalselt vaadata, mida see süda tahab sulle öelda, et miks ta on rütmist väljas. Selle taga võib olla miljon põhjust. Ja planetaarsed hinged kogevad elu ainult meie planeedil ja kehastuvad ümber ainult meie planeedil. Kust siis hinged jõuavad siia planeeti? Et on olemas erinevad ülihinged, ülihinge kogumid, kus siis ühes hinge kogumis on keskmiselt 100 000 kuni 120 000 hinge. Ja need ei ole lihtsalt hingekogumid, need on kollektiivhinged, nagu hinge, see ei ole päris hinge peremis, aga ütleme niimoodi, et need on hinge kollektiivsed kogumid, kus need hinged kõik eksisteerivad koos. Ja neid selliseid kollektiivseid hingekogumeid on mitmeid. Ja siin maal on ka mitmeid ja need, ütleme niimoodi, maised hinged, need hingekogumid saadavad siis erinevatele planeetidele oma hingesid, ka siia planeedile saadavad, et aga hinged, mis ei ole tähehinged, vaid on maised hinged, need on ainult siis nii-öelda selle Gaia või selle planeedi automaatsüsteemi sees. Kas tähehinged on kuidagi kõrgemad kui planetaarsed hinged? Erinevus tähehingede ja planetaarsete hingede vahel on selles, et tähehinged on kogenud kehastusi teistel planeetidel, aga need maised hinged ei ole, nad on kehastunud ainult siin. Miks me siin oleme, mis asju ajame? Me areneme transformatiivses koolis nimega Planeet Maa, me areneme. Miks me areneme? Jällegi tuleb küsimus siis, mille jaoks me siin kehas, mille jaoks me saame seda kogemust, mida see meile annab, kuhu me siis areneme, mille jaoks? Oli kunagi minu järgmine küsimus. Oli kunagi ammu minu küsimus. Siis ma sain teada, kuidas sündis see universum ja mille jaoks
seda universumit tehti lahti. Ma ei tea, kas see on see koht, kus ma peaks praegu sellest rääkima või mitte. Kas meie lahkunud sugulased kuulavad mind, kui käime kalmistul nende juures ja räägime nendega? Meie lahkunud sugulaste hinged, kui lähevad järgmisele tasandile, nad satuvad nii-öeldes unne, seal on teine aeg. Neid pannakse nii-öeldes magama mõneks ajaks, enne kui nad siis kas kehastuvad uuesti siia või lähevad järgmistele dimensioonidele, harvemal juhul alumistesse dimensioonidesse või siis järgmisele planeedile, mis on harvem ja ainult sel juhul, kui tegu on tähehingega. Ja tegelikult sinu sugulane sind ei kuule, sellepärast et ta on jätnud isiksuse maha ja ainult võtnud seda kogemust sinna kaasa. Aga see isiksuse infokogum nagu hard drive on mälus alles ja sellega on võimalik ühendust võtta. Aga et te saaks aru, see ei ole enam see inimene, keda te olete harjunud nägema. See hinged on kogunud endasse mälu erinevatest kehastustest ja kui see hing läheb juba edasi, ta ei ole enam see teie sugulane. Ta on lihtsalt hing. Hingede mõttes see ei ole nagu nii oluline, aga meile muidugi, kes me oleme oma lähedasi kaotanud, me võime selle hingega ühendust saada, aga ühendust saada, see ongi kõik, mis meil võimalik on. Miks jooksutab kokku jälle inimesega, kellega arvasin, et enam kunagi ei kohtu ja on minevik? Tavaliselt, kui me ütleme, et mingi asi on minevik, siis see on meie olevik. Ja me veame oma minevikku kaasa olevikku, siis see tähendab, et elu näitab seda, et teie lugu ei ole veel lõppenud. Siis on vaja mingid asjad omavahel veel lõpetada. Kuidas aru saada, kui kaua ma siin olen olnud? Mul on tunne, et ma ei tea midagi ning ma ei kuulu ega sobitu siia. Ma pigem küsiks teist küsimust, mis kõlaks umbes nii. Kuidas saada kuuluvustunnet enda sisse, et ma tunneks, et ma kuulun siia ja kuidas teha endale see koht ja ruum meeldivaks, et selliseid küsimusi enam ei tekiks. See, et ma ei kuulu ja ei sobitu, see võib lihtsalt olla sinu lapsepõlve trauma. See võib olla ka see, et sa oled seotud kellegagi, kes suguvõsas tõrjuti süsteemist välja, kes tundis, et ta ei kuulu ja ei sobitu siia, sest keegi ei ole epigeneetika välja lülitanud. Me kogeme vähemalt 3 põlvkonna jagu meie esivanemate tundeid ja emotsioone. Ja see, et sa tunned, et sa ei kuulu ega sobitu, võib näidata ka seda, et sa tunned, et sa oled tähehing ja võib-olla see on sinu
ma ei tea, esimene kehastus või lihtsalt see planeet on sulle võõras, see võib näidata ka seda, kuigi see võib olla ka lihtsalt lapsepõlvetrauma, aga võib olla kõik koos, kõik erinevad kihid koos. Universumi ajalugu on põnev teema, väga hea. Mis on vaim, mis hing? Hing asub meie sees. Tavaliselt siin piirkonnas. Tavaliselt, ütleme niimoodi, südames. Vaim on meie õpetaja, mis tavaliselt asub üleval, mis on meie vägede juhataja, mis saadab meile intuitsiooni, teadlikkust alla, mis juhib kehastust ja valib siis kehastusele suguvõsa, vanemad, ehk siis see on mõnes mõttes parim õnnestunud kehastus, mis juhib siis erinevaid hingeosasid. See on siis vaim. Ja ühel vaimul võib olla ka mitu hingeosa, mis kui me kehastume, siis see eraldub siia, kehastub siis kehasse. Hingeosa, hing. Vaim ehk kõrgem mina. Ja hing on siis nagu tükike vaimust. Vaim on siis tükike Jumalast. Jumala osast, mis on meie universumis. Ja Jumala osa on elu ise. Kuidas saada teadlikuks oma hingemissioonist selles kehastuses. Kui sa oled, meil on erinevad ülesanded. Meil on maised ülesanded ja tähehingedel on ka humanitaarmissioonid. Hüpnoosi soovitan. Hüpnoosis võid teada saada. Kui su teadvus lubab sul sellele infole ligi pääseda. Kui ei luba, siis paraku pole sul aeg siis sellest teada saada. Tere! Universumi ajalugu, siis jätkates küsimust, miks me siin oleme ja mis asju ajame. Ma rääkisin teile, mis asi on siis tähehing ja planetaarne hing ja et me siin kõik kogeme, läbime ülesandeid ja missiooni ja mille jaoks me kogeme seda kogemust. Ütleme siis niimoodi, universum on kinnine süsteem. Veel seda nimetatakse maatriksiks. Maatriks. Simulatsioon. Siin on miljardeid ja miljardeid galaktikaid, tähesüsteeme, planeete. Et see on see ei ole lihtne arvuti. See on lõputu, väga suur süsteem. Aga see on illusoorne, see on kunstlik, aga vaatamata sellele, et see on kõik nii-öeldes võlts, teiselt poolt see on täpselt sama elus, kui see on võlts. Miks ma ütlen, et võlts süsteem, illusoorne süsteem on elus? Sellepärast, et iga aatom, iga proton,
iga footon on täidetud Jumala osaga ehk eluga. Ehk siis ühelt poolt see on kunstlik süsteem, mis on loodud Jumala osa arenduseks, ja teiselt poolt see on elussüsteem, kuna see on täidetud Jumala ressursiga. Kuidas siis loodi meie universum? Universumil on loojad, arhitektorid, kes seisavad seal kõige kõrgemal. See on esmalooja, edasi kolmikloojad, praegu on korrektsioonigrupp, mis astus sisse aastal 2020 ja hakkas korrigeerima universumi ja maa käiku. Ja miks nad lõid seda simulatsiooni, mille jaoks? Selle jaoks, et see Jumala osa, mis on elu ise, Jumala osa, et seda elustada, kuna see lagunes ja kuna see annab nendele elu, siis nad pidid seda tükkideks lahti võtma ja proovima aru saada, kuidas luua sellist sünteesi, et see Jumala osa elustuks, kuna see lagunes. Aga kui elu, mis toidab sind, laguneb, siis sa pead midagi ette võtma selleks, et elustada seda. Nii nad võtsid seda siis Jumala osa lahti ja lõid selle käigus, selle baasil, selle sees antud universumi. Ja Jumala osa koosneb kahest ainest või osast. See on raske osa ja kerge osa. Raske osa on pimedus, tumedus ja kerge osa on valgus. Valgus kerge, pimedus raske. Ja nad hakkasid looma erineva konfiguratsiooniga, erineva raskuse ja kerguse konfiguratsiooniga maailmasid. Näiteks kõigepealt nad lõid täisvalgeid maailmaid, kergeid. Siis need maailmad ei läinud, stagneerusid ühel hetkel. Kuna kui kõik on väga valge, ilus ja helge ja hea, siis ei ole motivatsiooni arenguks sellise maailma elanikel. Ja selline maailm hakkab stagneeruma. Siis nad said aru, et selline mudel ei tööta, et see Jumala osa ei elustu sellest, vaid hakkab stagneeruma ja jälle lagunema. Siis nad lõid tumedaid maailmasid, aga tumedad rasked maailmad rasketest osadest olid kiskjalikud ja nagu hävitasid iseennast nagu seest poolt ära. Need on need nii-öelda teemalikud tumedad kiskjalikud maailmad. Ja nad hävitasid iseennast ära, mis ei aidanud neile seda Jumala osa elustada. Siis nad hakkasid looma maailmasid, mis on valged ja natuke pimedust ja mis on pimedad ja natuke valgust. Ja proovime erinevaid konfiguratsioone. Niimoodi nad lõid erinevaid tsivilisatsioone ja siia kuuluvad miljardid aastad universumi evolutsiooni, mis ma praegu olen teile rääkinud. Ja projekt Maa on üks viimased ja siin on see, mis te olete kuulnud, võib-olla duaalsus nagu yin-yang ja raskete ja kergete osakaal selles maailmas on umbes võrdne 50-50. Ja siin me niimoodi üritamegi seda kõike käima saada, et see elustada ja suurendada seda Jumala osa. Ehk siis sünteesida seda
mitmekordistada elu, ütleme siis niimoodi. Mitmekordistada elu. Ja see, kui nad võtsid lahti selle Jumala osa raskeks ja kergeks osaks, siis samal ajal nad tegid seda nagu, see on hästi lihtsustatult, aga et te saaks aru, see ei ole nii lihtne, see on must miljard korda keerulisem, kui ma praegu teile seletan. Et nad võtsid selle Jumala osa ja lõid mitte 2 tükiks lahti, vaid must miljard tükki lahti ja sai 1 miljon hinge sellest, oletame niimoodi, hinge osa, elu osa ja siis sellest hakkasid looma need maailmasid ja üle kogu universumi on siis need hingeosad jaotatud, ehk siis selle Jumala osad, meie hinged on osad sellest esialgsest Jumala osast, mida võeti lahti. Ja see on kogu universumis laiali. Ja nad tahavad, et me mitmekordistaks oma elu hinge sees või vaimu sees, et see elu hakkaks mitmekordistuma, mitte vastupidi lagunema. Ja mõte on selles, et kui elu on mitmekordistunud, kui see formula translate kui see valem on kätte saadud, kuidas mitmekordistada Jumala osa ehk elu, siis nad võtavad kõik hingeosad kogu universumis ja tahavad seda ühtsusesse viia, ehk siis tagasi kokku korjata üheks terveks Jumala osaks. Siis nad saavad selle simulatsiooni tagasi kokku panna esialgsesse olekusse, aga et see on nii-öeldes elus mitte lagunenud vormis. Ja et te siin saaksite ka aru, see on miljardid ja miljardid ja miljardid ja miljardid aastaid. Ja see on selleks, et need saaksid, meie universumi loojad saaksid siis selle Jumala osaga rännata edasi, kuna nad ei ole kuskile läinud, on ainult siin olnud seal, kus nad on, kuna see elu, mis neil oli, lagunes ja neil oli vaja välja mõelda viis, kuidas seda elustada. Ja siin me oleme selle osa, nende plaani osa. Elustame elu, suurendame elu, suurendame kogemust omal, täidame seda kõike, et mitmekordistada Jumala osa. Et jõuda lõpuks ühtsusesse, kus korjatakse kokku kõik hingeosad üheks jälle, et meie universumi loojad saaksid rännata edasi teistesse universumitesse. Ja erinevates universumites on omad Jumala osad ja nad toimivad seal ka nagu meie. See on väga põnev kõik. Siin sellepärast me siin oleme ja oma asju ajame. Peseme pesu, teeme sööki, käime sital ja seksime. Teeme lapsi. Ja see, mis mitmekordistab meie Jumala osa, on ainult üks asi, mis ma olen suutnud leida ja see on armastus. Ehk siis, kui te olete näinud filmi Matrix, siis 4. osas on väga selgelt näidatud, et ainuke asi,
mis saab teadvust äratada, mis on punane tablett, on armastus. Nii ka esimeses osas näidati seda, et armastus äratas selle neo. Trinity armastus äratas selle neo üles ja 4. osas oli vastupidi. Neo siis äratas Trinityt üles oma armastusega. Ja see on ainuke valem, mis saab selle Jumala osa panna mitmekordistuma. Aga see armastus ei ole mingi lihtne asi. See on maailma keerulisem asi. Maailma keerulisem, see on tunne. See on midagi, mida üle kogu meie planeedil, mille üle inimesed arutavad ja siiamaani ei suuda leida ühtset vastust sellele, mis asi on armastus. Ja seda vastust on otsinud tuhandete aastate jooksul inimesed, mis asi see on ja siiamaani pole suutnud leida siis ühist vastust sellele, mis asi see armastus siis on. Kuna see on nii peen energia ja seda saab nii mitmes erinevas väljendis väljendada siis. No nii, sellepärast me siin siis oleme. Nii. Mida arvad mõistest Twin Flame? Kaksikleek, sellest ma rääkisin oma viimases podcastis, ajuloputuse podcastis, et sealt te saate lugeda, kuulata täpsemalt, mis asi on see kaksikleek. See on põhimõtteliselt ühe vaimu erinevad hingeosad. Ühel vaimul kõrgemal minal võib olla neid erinevaid. Samas vaim võib pärineda ülihingest, oletame, kollektiivsest ülihingest, kus ma rääkisin, et mis koosneb umbes 100 000 hingest, võib pärineda sealt, siis see võib ka tähendada seda, et selle ülihinge, mina olen selle ülihinge kaksikleek ja sellepärast hinged on nagu sarnased. On olemas hingesugulaste mõiste, mis tähendab seda, et te olete näiteks tulnud sarnasest tähesüsteemist või sarnasest rassist kuskil teises tsivilisatsioonis. Või on olnud teistes kehastustes teistel planeetidel sugulased. Palun seletage täpsemalt, mis juhtub minu hingega peale minu surma. Mõnda aega sa oled veel siin, mõned hinged jäävad siia kummitusteks, kui nendel on olnud mõni kohutav surm või vägivaldne surm või nad ei ole suutnud sellega leppida, siis nad võivad jääda siia kummitama või nende mingi väike osa võib jääda kummitama. Siis hing liigub edasi teispoolsusesse. Seal on teine aeg, ehk siis kui siin on 100 aastat möödunud, seal võib olla möödunud 1 minut. Ja seal siis ta läheb kuskile uinuvasse olekusse, kuskile kapslisse või ma ei tea kus. Ühesõnaga, seal hakkab töötama karmakomitee, mis vaatab üle seda kogemust, mida hing on läbinud antud kehastuses. Sealt ilmselt vaadatakse üle terve see kehastus,
väga detailselt läbi, et aru saada, kuhu see hing edasi suunata. Edasi või siis edasi-tagasi. Kas saadetakse uuesti siia planeedile, uuesti kehastuma, valitakse uued vanemad, suguvõsa, aeg, tehakse umbes see saatuse plaan valmis või siis see hing läheb, kui ta on näiteks elanud, ütleme siis universumi reeglite järgi, elanud nii-öeldes sellist õiglast, ütleme siis õiglast elu, toetanud teisi, elanud oma südame tunnistuse järgi, püüdnud olla heatahtlik ja siis on tal potentsiaalselt võimalik saada nii-öeldes pühakuks või liikuda järgmistele dimensionaalsetele tasemetele, mis on siis sellised peentasemed või peenmaailmad, kus meil asuvad, need on õpetajate tasandid, kus on meil, need on need nii-öeldes kaitseinglid, need on teised hinged, kes on tõusnud järgmisele 4., 5. dimensiooni, mis juhivad inimkehastusi, mis aitavad juhtida inimkehastusi. Ehk siis siin võib selle süsteemi järgi, inimkonnasüsteemi järgi nimetada, sest nagu meil on siin nagu gurud ja neil on omad õpilased, siis seal on ka nagu kaitseinglid või õpetajad, mentorid, kuraatorid, kes juhendavad inimesi, inimkehastusi. Igal inimesel on omad õpetajad, mentorid, kuraatorid, kaitseinglid, kes meid juhendavad. Ehk siis sa võid saada selliseks õpetajaks, mis ei ole sugugi lihtne töö, saada 4., 5. dimensiooni ja hakata neid inimesi, selliseid inimesi nagu meie praegu sinuga siin, juhendama neid. See on väga keeruline töö. Ja muidugi see ei ole ka alati tulemuslik ja see благодарная работа ei ole nagu tänuväärne töö alati. Nagu ka psühholoogi töö ei ole alati tänuväärne, see on mega keeruline, see on ajakulukas, see on keeruline ja alati ei tasu ennast ära. Nii rahalises mõttes kui ka tulemuslikus mõttes. Siis on võimalik, harvem on võimalik kukkuda madalamasse dimensiooni, see on see teine dimensioon, meie praegu siin oleme 3. Võimalik on kukkuda allapoole, mis on väga harva esinev, sest enamasti saadetakse sama maale tagasi inimesi, isegi kui nad ei ole elanud head elu, neid saadetakse tagasi uuesti. Neid ei saadeta tavaliselt alumistesse dimensioonidesse, tumedatesse maailmadesse. Aga selline asi võib ka juhtuda väga-väga harva. Ehk siis, kui sa oled mainehing, sa võid kehastuda uuesti siia, sa võid minna ülemiste dimensioonidele õpetajaks või harvemal juhul kukkuda alla teisse dimensiooni teemulike maailmadesse. Kui sa oled tähehing, siis täites oma missiooni ja kõiki neid ülesannete kehastusi, kui su vaim nii otsustab, sa võid liikuda edasi järgmistesse tsivilisatsioonidesse, teistele planeetidele, täitma edasi oma ülesanneid ja minema edasi oma arenguteed.
kuidas sisustad enda argiõhtuid? Vaata multikaid. See on minu dopamiini sõltuvus. Vaatan animesid, istun, vaatan multikaid, mulle meeldib. Niimoodi ma sisustan neid. Millised tegevused aitavad kortisooli alandada? Esimene, mis mul tuleb, on seks. Ehk siis looduslik dopamiin on jõusaal. Et kui sa teed trenni, su füüsiline keha väljastab dopamiini, serotoniini ja dopamiini ja läbi selle väheneb sinu kortisool ehk siis füüsiline liikumine, mitte lihtsalt liikumine, vaid nagu higistamine. Jõusaal vähendab kortisooli. Mis veel vähendab kortisooli? Seks. Mis veel vähendab kortisooli? Kortisooli on stressihormoon, siis tuleb lihtsalt vaadata, millega see sinu stress on seotud. Kas see on psühholoogiline? Kui see on psühholoogiline, siis vaadata selle stressi põhjust. Kas see on ärevus? Mis ärevus on siis hirm tuleviku ees? Või see on kurbus, või see on mingi viha või mis iganes valmistab sulle kortisooli, tuleb vaadata selle põhjuseid, et paremini aru saada, millega see kortisooli stressitase on sul seotud. Kuidas ma saan aru, kas mulle on peale pandud needus või on sala sajatatud? On olemas selline väljend. Et miski saab sinu külge tulla ainult siis, kui sinust nagu, kohe ma siin jällegi venekeelne väljendus. Miski saab tulla sinu külge ainult siis, kui midagi sinust mitte välja paistab, vaid nagu tartšats. Ehk siis haag saab haakida külge ainult, kui sul on see haak seal. Ehk siis see needus ei tule sul tühja koha peale. Mis tähendab seda, et esiteks sa usud seda. Teiseks, sa annad põhjust selleks, et see tuleks sulle külge. Mina näiteks väga hästi needuseid, ma tean, et nad on olemas, aga needuseid ma väga hästi tegelikult uskuda ei taha. Sellepärast, et needus on mõttevorm, negatiivne mõttevorm, mis saadetakse sulle. Mask jookseb. Kui sa elad sellises konstruktsioonis, kus see on võimalik, siis see tuleb sulle külge nii või naa. Samamoodi on võimalik ka teha
iseenestlikke needuseid, kus sa ise paned omale needuse peale. See on ka väga tihti. Samuti needused lähevad külge ohvritele, kes ei taha ise oma elu juhtida. Ehk siis see on ala niimoodi, et mu mees läks minu juurest ära sellepärast, et talle pandi needus peale. Aga tegelikult see naine ei taha vaadata seda, kuidas ta käitus selle mehega, mis neil seal suhtes oli, kuidas tema ego seal suhtes väljendus. Võib-olla temal oli ka midagi, mille pärast see mees. Võib-olla see oli temaga seotud, aga selle asemel, et vaadata tõde, ta ütleb, et talle pandi needus peale ja ta läks minema. Mis asi see on siis? Soovimatus võtta vastutust oma elu eest. Kui sa arvad, et mingi kuradi teise inimese negatiivne mõte saab sulle külge tulla, mis asi su elus toimub, kui sa sellist asja usud? Ükski fucking negatiivne mõte ei saa mulle külge tulla, sellepärast, et see pole minu oma. Ja minu enesetunne sõltub ainult minust ja mitte kellegist teisest. Jah, mul on rituaale tehtud, aga siis see läks mulle külge ainult siis, kui ma ei suutnud oma elu eest vastutust võtta. Miks sa tekitad selliseid olukordi, kus teised inimesed hakkavad sulle needuseid peale panema? Milline inimene sa oled, et sa tekitad teisele inimesele olukorda, kus ta on sunnitud sinust nii negatiivselt mõtlema, et paneb sulle needuse peale? Kuidas sa elad oma elu, et sinu ümber see tekib? Üldse selline võimalikkus. Räägi palun koristamise ja puhtuse olulisusest energeetilisel tasandil. Puhtus, koristus on väga oluline. See, mis on meie peas, see on ka meie kodus. Ehk siis, kui te tahate näha, mis teie peas praegu toimub, vaadake ümber ringi, kui korras on teie kodu. Vaadake oma kappi, riideid, vaadake, kui ilusti nad on seal pakitud või kui sassis nad on. See peegeldab 100% seda, mis teil peas praegu toimub, mis teie psüühikas toimub. 100% peegeldus. Mida rohkem korrast ära on kodu, mida sitasem see on, palun. Nähke, mis toimub teie sees. Sest teie kodu on pühamu, kus te elate, kus te magate, kus te sööte, kus te käite sital. See on kõige püham paik maailmas. Ja see, kuidas see välja näeb, täpselt näitab seda, kuidas teie pühamu välja näeb teie jaoks. Millised sammud astuda, et armastuse kanal avaneks ja tekiks suhe jumaliku partneriga? Iga partner on õige partner, sest momendis sa teda ise valid. Aga siis pärast sa muidugi ei taha vastutust võtta selle eest, et just sina valisid sellise partneri, vaid hakkad teda süüdistama, et ta on siuke. Aga seda, et sa ise võtsid vastutust, sa ise valisid teda, selle eest sa muidugi vastutust võtta ei taha. Ja siis ütled, see partner ei olnud minu jaoks õige.
küllap on tulemas see õige, see jumalik partner, see kaksikleeg ja see on ainuke õige partner minu jaoks. Ja kuni ma seda ei kohta, kõik teised on möödaminejad minust. Nii kaua, kuni sa otsid seda jumalikku partnerit, nii kaua sa ei ela hetkes ja sa ei ela oma elu. Sa elad mingisuguses illusioonis ja fantaasias, et kuskil on see ideaalne partner olemas. Ja läbi selle sa lased mööda seda elu, mis sul praegu käes on. Võib-olla see partner, kes sul on praegu, ongi sinu jumalik partner. Võib-olla iga partner, keda sa kohtad, on sinu jumalik partner. Mis siis saaks, kui sa kohtleks oma partnerid kui jumaliku partnerid? Kuidas muutuks teie suhe? Mis siis on, kui sa lõpetad selle otsimise ja hakkad lõpuks elama? Armastuse kanal. Mine armastusse, armu, vaatamata sellele hirmule, vaatamata valule, vaatamata hirmule valu ees, läheduse ees. Astu armu. Rumil on üks väga hea väljendus, väga hea sõna, et murra oma südant nii kaua, kuni see avaneb. See kehtib ka minu kohta, et mul on olnud palju erinevaid suhteid ja nad ebaõnnestusid. Ütleme siis niimoodi, kuigi ma võtan vastutust selle eest, et minu osa on suur osa sellest, et nad ebaõnnestusid. Aga julgus valida uuesti armumist, astuda uuesti suhtesse, avada oma süda, see julgus panebki seda armastuse kanaleid avanema. Ja iga partner, mis su elus on, see on sinu jumalik partner. Ja see on parim partner, kellega sa antud hetkel kokku sobid. Vastavalt siis sinu arenguastmele. Ebasobivaid partnereid sa ei vali lihtsalt. Nii. Ma siin noomin inimesi. Mulle meeldib noomida. 21 inimest vaatab mind. Siiamaani pole minust küllalt veel saanud. Ja? Mis on hinge pime öö? Kuidas aru saada, kas ma olen selles? Kaua see võib kesta? Minu kogemuse järgi hinge pime öö on eluperiood. Ja neid võib olla mitte ainult üks, vaid mitu. On periood, kus kõik tähendused kukuvad ära, lõpevad otsa. See sinu vana elu enam sind ei rõõmusta, sa enam ei saa elada selle järgi, mis on vana, aga see, mis on uus, see veel ei ole kohal ja sa veel ei tea, kuhu minna või kuidas edasi seda arendada. Ehk siis see on selline vaheperiood, kus vana enam ei kehti ja uut veel ei ole kohal. Ja siis on siuke madal seisund, ma ütleks. Madal seisund, kus vana enam ei rahulda ja uut ei ole veel kohal. See on väga keeruline periood. Minu jaoks see hinge pime on see periood. Kuidas aru saada, kas ma olen selles? Ma just kirjeldasin, kuidas võib-olla keegi teine ütleb selle kohta hinge pime, et see on midagi muud, aga mina olen kogenud seda niimoodi. Kaua see kesta võib? No sõltub, et mul on kestnud ka pool aastat. Oli siuke tugev, kõik tähendused kukkusid ära. Kliendid kukkusid ära, tähendused kukkusid ära, kuniks siis tekkis lausa soov astuda aknast välja.
see oli sihuke radikaalne tunne, et mõtted enam ei ole. Elamismõtted enam ei ole. Sihuke isegi depressioonilaadne tunne oli, kus veel ei saanud aru, et kuhu siis edasi oma eluga minna või mis siis edasi oma elus teha. Aga vanad asjad enam ei rahulda. Tunnen, et ei ela oma elu, vaid teenindan teiste soove. Kuidas sellest välja saada? Siin ma küsiks kohe, et kelle soove sa siin teenindad? Et kas inimene mõtleb oma partnerit, et ta teenindab partneri soove? Nii, küsimusi ei ole. Ma tunnengi nii, Heriam. Tore, kommenteerige palun. Kommenteerige. Et teenindad teiste soove. Tavaliselt teenindakse siis kaaslase soove. Sellepärast, et lapsepõlves on sihuke muster, välja õpitud muster, kus sa teenindad nii-öelda oma vanemate soove. Ja siis täiskasvanu elus inimene hakkab teenindama oma kaaslase soove. Ja ei ela oma elu või näiteks elab laste jaoks, elab laste elu. Et seda on väga kurb kogeda ise ja näha seda kõrvalt. Kuidas sellest välja saada? Lõpetada teenindama teiste soove ja hakata teenindama iseenda soove. Astuda välja sellest ja hakata tunnetama ja aru saama, mida sa ise soovid. Ja see on väga keeruline inimesele, kes elab teiste järgi, sest ta ei tunne iseennast, ta ei tunne oma soove, ta ei tea, mida ta elus teha tahab, ta ei tea, mis talle rõõmu pakub, sest kõik, mis ta teab, on see, kuidas teenindada teisi. Ja see on väga keeruline, sellest välja saada on väga keeruline, üldse aru saada, mida sa elus tahad, on väga keeruline. Sest sa oled seda ära unustanud, ennast endale uuesti meelde tuletada, kes ma olen, mis ma tahan, on väga keeruline. Ja seda saab teha ainult aeglaselt ja aja jooksul. Avastades siis, mis sulle meeldib teha, mis hobid sulle meeldivad, mis tegevused sulle meeldivad ja ainult katsetusmeetodil. Milliste muredega võib sinu poole pöörduda, millega sa pigem ei tegele? Millega ma ei tegele? Ma ei pane mingeid needuseid peale, armuloitse ja mingit sellist paska. Milliste muredega võib sinu poole pöörduda? Kõige muuga võite minu poole pöörduda. Peale siis mingite selliste musta maagiliste rituaalide. Kas minu ellu tuleb minu kuningas? See on nii naljakas, et kui ma tantsisin striptiisi, siis vahepeal mul oli siuke unistus, et sinna klubis tuleks üks valge prints, mis valge prints? Prints valgel hobusel ja viiks mind sealt välja. Selle valgel hobusel viiks mind sellest stripiklubist välja ja et minust saaks tema printsess. Ja siis ma ootasin aastaid, kuni ta siis tuleb ja ta muudkui ei tulnud ja siis ma muudkui pettusin sellest, et see prints valgel hobusel ei tulnud, kuni ühel hetkel ma pidin ise saama selleks printsiks ja ise saama selleks valgeks hobuseks, istuma omale selga ja ratsutama striptiisi klubist minema. Sellepärast, et keegi teine ei tulnud ja ei teinud seda minu eest ära. Ehk siis vastus sinu küsimusele, kas minu ellu tuleb minu kuningas, vastus on sa ise selleks kuningaks ja siis võib-olla ta tuleb. Sa kuningannaks ja siis võib-olla tuleb sinu kuningas, aga see ei ole kindel. Kust sa pärit oled?
teisest universumist. Millised on sinu tegevused hommikul? Minu tegevus on siuke, et ma üritan ärgata mitu korda ja siis ma niimoodi ärkan, mul on äratuskell ja siis ma tahan ärgata, aga ma panen äratuskella kinni ja magan edasi. Vot selline on minu tegevus hommikul. Ja siis millalgi ma tõusen. Ma olen laisk ärkaja. Joon vett, mul on siin MVV filter 1000 euro eest, mis struktureerib vett väga hea süsinikfiltriga, UV-filtriga, mis ta teeb seda vett õiget pH taset, teeb sellele veele. Siis ma joon pool liitrit hommikul seda sisse ja söön seda, mis asi see nüüd, probiootikumi baktereid soolele. Siis mul on hommikul töö tavaliselt, et ma võtan kliente vastu hommikul ja siis peale kliente vaatan, et kas ma lähen jõusaali või ma teen natuke arvutistööd või ma kohtun sõbrannadega või ma lihtsalt vaatan multikaid. Et sellised on minu päevad. Varem kunagi ma sõin hommikuti, aga viimasel ajal ma üldse ei taha hommikul midagi süüa. Kas teie juurde on võimalik tulla hüpnoosi, et näiteks enda eelmiste elude kohta teada saada? Ma ei soovita vaadata eelmisi elusid, kui sa ei ole vaadanud seda elu. Ehk siis kõigepealt tegele sellega, mis sul on siin laual ja siis hakka sorkima oma eelmistes eludes. Sest see, mis on eelmistes eludes, kuidas sulle öelda, see, mis on praegu, on palju olulisem kui see, mis sul oli eelmistes eludes. Ja seal sorkimine ei ole mingi nalja asi. Seal sorkimine ei ole mingi, ma ei tea, multika vaatamine. See ei ole mingi nalja asi ja lihtsalt huvi pärast ei tasu seda teha. Vaid tegele sellega, mis probleemid sul praegu on. Paranda oma elu praegu, hakka võtma vastutust elu eest. Mitte lihtsalt käia vaatama, ma ei tea, mingi alateadvuse multikaid. Millised esimesed sammud oleks vaja astuda, et toimuks valgustumine? Kõigepealt ma küsiks, et miks sa üldse seda valgustumist tahad? See valgustumine on kõige kohutavam protsess elus. See on valus, see on kohutav, sulle tuleb igast august sitta välja. Sa oled seal hinge pimedama söös, kogu su elu kukub kokku kõikides valdkondades. Kas see on sulle vajalik? Millised esimesed sammud on vaja astuda, et toimuks valgustumine? Hakata välja saama oma südamest seda valu, mis on kogunenud aastate jooksul sinna. Kas siis teraapias või kuskil tseremooniatel või kuskil. Ühesõnaga, see võib olla esimene samm. Ehk siis psühholoogia, teraapia, selle sisemiste tunnetega tegelemine, sisemine töö oma tunnetega. See on üks turvalisemaid viisi, mida üks inimene, kes on oma arenguteel, võiks alustada. Millest tekib uneparalüüs? Uneparalüüs tekib siis, kui su teadvus on juba ärganud, aga su keha pole jõudnud veel järele sellele teadvusele. Ehk siis keha ei ole ärganud, teadvus on ärganud. Ja siis tekib see moment, kus sulle tundub, et sa oled ärganud juba, aga sa ei ole veel ärganud. Ja siis sa oled nagu kahe maailma vahel. Mul näiteks pole mitte kunagi olnud uneparalüüsi, aga lihtsalt ma tean neid asju. Kas ma kolin sel aastal uude koju?
ei oska sulle vastata, kas kolid. Kui sa tahad, siis kolid, kui ei taha, siis ei koli. Kõik on sinu käes, armas. Kas armastuses valivad hinged? Ma arvan, et jah. Väga sooviks oma võimeid arendada just nägemise, tajumise ja teadmise kohalt koolitust sel teemal. See on hästi vastutusrikas asi ja täna just mul oli konsultatsioon, kus ma toetasin ühte selgeltnägijad ja siis konsultatsiooni lõpus tema toetas mind ja ta teatas mulle, et ta ei ole esimene, kes mulle seda räägib, et ma võiks teha mingi kanaldus või selgeltnägemiskursust. Ma ju tegin aasta aega Taaro kursust, aga see ei läinud välja, kuna ma tundsin, et see ei ole see, mis ma päriselt teha tahan. Ja see on nii vastutusrikas õpetada inimestele selgelt nägemist, sest ma olen seda, ma ei tea, psühhoteraapiaga sidunud, konstellatsioonidega sidunud ja selleks, et minna psühhoteraapia